usina töötaja, mis me teeme teile? Chinese Mark Cuban on seal taga. Business going strong. Mingi... Nagu vaata selle venna fucking nahkana. Täna on tekkinud süke ootamatu plaan. Üks ootamatu süke eile paika pandud plaan, et lähme ühte factorisse, mis toodab mingit kuradi puhastuskeemiat. Täpsemalt siis mingi jewelry, mingi puhastusvahendid ja mingid tarvikud. Ma ei tea, võib-olla nad produusivad nagu üldisemalt mingit puhastuskeemiat, aga igastahes jah. Algselt meil oli plaan võtta neilt ka mingid selliseid jewelry cleaning kit'e ligi, et pakkuda neid oma klientidele free giftina ja niisama ka müüa poes. Aga hetkel on jah, eelarve on natukene kahanenud, nii et kõiki asju me kahjuks ellu viia kohe ei saa, kõiki ideid. Nagu ikka, kui midagi tahta tellida, siis need MOQ-d on ikkagi sadades. Ja sama on nende jewelry cleaning kitidega ka. Et peaks tellima mingi 300 või 500 seda jewelry cleaning kiti ja hetkel meil seda eelarvet ei ole, kuna need kitid on suht kallid ka, no mingi $6-7 per tükne. Nii et hetkel jah, me neid ei osta, aga me lähme sinna factorisse ikka, kohtuda nende inimestega, vaadata seda toodet, kui kunagi läheb ostmiseks, siis me juba teame, oleme tutvunud ja on nagu kindlus olemas, et see on hea asi, mis me ostame. Oleme Cleaning Factorisse jõudnud. Kutsusid meid kohale, tellisid meile takso, lubasid meile kogu meie jewelry puhtaks teha. Ühesõnaga, nüüd tulime külla ja vaatame, mis siin on siis. Kõik su verified sertifikaadid, jutud. Okay. Okay. No nii, nüüd oleme juba meeting laua taga ajamas diile. Nagu Normanini ütles, me oleme suht unprepared. Ja noh, kutsuti, tuleme kohale, tulevikus kindlasti on vaja. Okay, mingi väike kataloog meile. Siin on jällegist hea näha, et siin on klientide tööd vaata sealpool. Ja on kohe hea šnitti võtta, mida teised on teinud, vaadata, mis brändid juba töötavad, uurida nende veebilehti, saada sealt mingit inspiratsiooni. Et see on alati väga positiivne. Nii, mul on mingi näidis siin ees. Package ise on väga ilus. Materjal on ka siuke kvaliteetne, print on ka üldiselt väga kvaliteetne. Siin on siis sees on hari, siis on kas vedelik või foam ja siis lapp. Mingi mikrofiiber, jätab vist üks hea glow'i ka peale, kui ilusti tõmbad. Kaalu mõttes ka on tegelikult on päris raske, et me ise alguses mõtlesime, et mingi aeg, no me kohe ei võta, aga võtame mingi aeg siis nii-öelda free giftina selle juurde. Aga jällegi, kui keegi tellib siukse lambise mingi 50 €, siis saab siukse kasti juurde, et vast ei ole väärt, aga no esimene mõte meil see, et me tahame kindlasti müüki panna ja siis mingi suurtemate tellimuste puhul kas teeme siis mingid offerid või mingid asjad, tulevad siis nii-öelda need cleaning kitid kaasa. Aga noh, see on siuke tuleviku vaade rohkem. Nii, lähme endale kitid kaasa. Suht vaja pitta. Big feature. Usina töötaja, mis me teeme teile? Tahate saiu? Ta on meil siis osakonna juhataja saiatoodete pool siis. Mis filmid siin mine tööle tagasi? Lemmikumad, mis talle meeldib teha, on kaneelisaiad. Aga siin nad siis disainivad siis logosid ja kotte ja nihao. Ai, Chongua. Sussid ka jalga. Ise isiklikult olen Eestis käinud sellises production roomis. Kunagi Delfiga filmisime mingit mingit tooteid ja samamoodi. Panevad siin siis, siin on tooted valmis ja siin ta paneb siis neid kleebiseid peale. Siin ta just pakib, seal ta teeb valmis. Seal taga teeb valmis, siit tuleb liiniga siia ja
ta paneb siis kasti ja saadab teile. iga päev nagu 10 000 pudelit protsessi. see on kliendi kotid. nii. You have what the hell? Pandora. Pandora, yes. Officially have a how Pandora production the jewelry cleaning kit, yeah. The pouches come from another factory, right? Yeah. Our Vastuskitid ka, jah? for this set, is a spring jewelry cleaner and the diamond cleaning pen. Yeah, because like the ring is very small, so we can use this pen. diamond pen. Yeah, Yeah. yeah. So it's shoe For shoes? for sure. Yeah. Inside is what? Can you show? It's, For sure, and the Oh. like the screen on sprays, and the foam, shoulder brush. mingi kummist. okei, cool. see on mingi fake bränd. see on see Diamondi pen siis või noh, kui sul on just mingi sõrmus, kristalliga sõrmus, teemant või mossonit, siis siit tuleb seda vedelikku ja siis puhastada. Oh, maybe something like this, for example. This size. For this set, For this size, for example, how much? customize your logo. If you customize your logo for the sample, you to the 415 USD. USD? Yeah. see 445, siis läheb kõikidel tootedel laiali, ehk siis sul lõpuks ühe toote hind tuleb siis mingi 5 kuni 7 eurot tükk. We can like this because for this we can also clean the watch and the jewelry, the brush, everything. Yes. okei, teen proovis. Panete? see on kellade jaoks. ei ole jewelry clinic pen. Yeah, jewelry and watch. Is also Yes, let me try. we had a price order, but also need to customize your logo, so we need to pay some fee to customer. Pay some fee for the boss and the print factory, the cost. Yeah. Of course, So, yeah. yeah. ja lähevad teele Hispaaniasse. There's 1028 units here. jah, How much does it cost to ship a shipment like this to Australia? 700, maybe more than 700 USD. 700 only. Yeah, Okay. you see DDP, see Yeah, transportation DDP. DDP. oleme tagasi jõudnud siia meeting room'i. me kinda panime mingisuguse plaani paika ja siis kandsime oma sisendi, mida me tahaksime teha, mis värvides, millise pakend võiks välja näha. Näid seda rohelist. aga me alles sinna jõuame, ühesõnaga, mis me praegu seda otsustasime, et sihuke väiksem pakend, mis on palju ilusam, teine valik oli nagu see, mis on 2 korda suurem. aga see on meie jaoks nagu liiga suur. ja siin sees siis cleaning, lapp ja siis väike hari, väga ilus. ja nüüd me siis hakkame siis testima, kuidas see toode töötab, hakkame oma jewelry't puhastama. Put it on here, yeah? You can. eelkõige on jah, see on see hõbe, mis läheb mustaks ja muutub nagu tuhmimaks, et need kristallid nii väga oma välimuselt ei muutugi. ja silmnähtavalt näiteks need 2 braceleti, need on mul olnud juba üle aasta aja ja nagu silmnähtavalt see hõbe on kuidagi siukseks tuhmiks ja tumedaks muutunud võrreldes sellega, mis need alguses olid. nii et saab siis näha, kas see üldse töötab, kas on üldse Use mõtet. this watch to remove the swooshing. keemik Karl. Okay. Vaid. ühesõnaga selle poole me tegime puhtaks, teist poolt me ei teinud. no mulle küll tundub nagu, et vist see keera teistpidi just, vaata, see nagu hõbe on see, mis läheb mustaks. it works, kindel, it jah. works. Different? Yes, works. Can I try this brush also? Yeah. This one, yeah.
No nii, siin on kohe näha, et kui aasta aega ikka kannad oma jewellerit, siis mis mustus siin sees võib olla. Siin ikka on, jah. Et jah, kui mitte midagi muud siit Factory Visitist täna kaasa ei võtta ei oleks, vähemalt see, et saime tasuta oma jewellery puhtaks tehtud. Ma tuua selle sampli kaasa. Ja näevad vist tasuta sampliga meile. Saame kasutada kogu aeg. No nii, meie visiit on läbi. Valisime siis oma kõik need samplid asjad valmis. Minu stiilid, mida me nagu teha tahame. Ja kunagist tulevikus tellime. All massage. Massage. It's broken. Okay, no problem. Okay. Massage. Take it away. Take it away. Stronger. Türa, mul on fucking õlg, you see. Broken. Okay, this is no problem. Stronger, you can do stronger. Okay. No. Okay. No, türa küll. Broken, you see. Okay, this is okay. Operation, türa küll, ei pane. Wanna buy? Let's try him. Jumala õhker on see. Small. See on mingi elektrišokk. Osta ära see. Okay. See on isegi enam-vähem, aga see... No, thank you. Asjad, mida ma kõige rohkem, või asi, mida ma jään kõige rohkem Hiina puhul igatsema, on need spontaansed rattasõidud läbi mingi täiesti mingi huudide. Naised tantsivad. Nad võtavad jumala tõsiselt ka, seda nagu kõik tantsivad jumala tõsiste nägudega, noh. Keegi ei ole nagu, et see on mingi fun. Vend lihtsalt ei jõudnud kojugi minna riideid vahetama tööriietega, paneb hullu sinna. See tüüp mustas, keda meenutab sulle? Luka mängis eelmine tiim. Mäveriks siis. Mäveriks, kes see Mäveriki omanik oli? Mark Cuban, jah. Mark Cuban, jah. Chinese Mark Cuban on seal taga. Selle ette, kuidas tantsima peab ja see ei ole üldse nagu mingi ebatavaline nähtus siin, nagu sellised asjad toimuvad igal pool. Igas mingis elamurajoonis lihtsalt õhtuti vanemad inimesed saavad kokku ja lihtsalt naudivad. Täna, mis on kolmapäev, täna on kolmapäev, lambist kolmapäev õhtul mingi sööke kogunemine. Tegelikult on hea, et siin on nagu niimoodi planeeritud, et kui tahad rahulikult õhtut võtta, siis tuled siia kontserdit kuulama ja siis samas 2 sammu külem ja saad nagu normaalse treeningut teha. No vaata, need ikka higistavad seal. No, reaalselt vennad ei ole koju jõudnud. Tööriietega lihtsalt pohvud. Ta teeb oma laulu ära, siis ma olen käin Alipay QR-koodiga käin inimesed läbi niimoodi. Kogu nanet. Ütleme nii, et asi toimib. No Hiinas väga selliseid pakse inimesi küll ei näe. Kõik on ikkagi, ei ole mingi hullut vormis selles suhtes, et mingi musklis, aga nagu keegi ülekaalus ka ei ole. Siuke lihtsalt liikumine on nagu kogukonna värk ja kultuuris sees. Selles suhtes respekt. Switching lanes on my way to Napa. Baby drove way down from Sac. You know my face card heavy, baby. I can't just hang out on the Sac. Nii ühesõnaga vahepeal väike juhtus väike apsakas siin. See härra oli 1 päev ametis kaameramehena, kus ta pidi tehnikat ja kõike haldama ja ta suutis seda rattakorvi jätta. Ja mis juhtus? Ratas läinud, kaamera läinud. Vaatasime siis eelmise ratta locationit ja 2 kilomeetrit hiljem rattas pargitud, kaamera ilusti korvi jäetud, nii et peaks ütlema, et Hiina päris safe sellega, et muidu oleks pidanud siin hakkama mingi politseiga jamama ja andma nagu kaotatud asja sisse ja ühesõnaga. Vend võttis velo, nägi, et kaamera on seal ja lihtsalt sõitis oma huudi ja jättis kaamera korvi. Aga võib-olla tüüpi näinud küll nii oma mõtetes ka vaata, aga samas mis ta teeks sellega? Äkki see inimene oli siuke mingi vanem ka, nagu mida ta teeb sellega? No viid pandikast ja saad mingi 2 sotti. No aga tema ei tea ju, kas sellel on mingi trackimine või mitte. Tänapäeva tehnika on nagu nii jõhker juba, et... Aga Hiinas ongi see, et nagu sa tead, et see on nagu 50-50, et kas siin tullak pärast ongi vend elab mingi huudis, homme hommikul oleks mingi ment ukse taga, on tal seda vaja. Ja saabusime siin Shenzheni ja oleme praegu siin arvutiga tööd grindin vaikselt ja
kuidagi olukord, kus ei teki seda kohta, kus nagu võiks nagu vlogida. Tavaliselt vlogiga on nagu selline tunne ka, et sa tahad nagu näidata mingi kõike kõige paremast küljest ja no kui lähed kuskile ägedasse kohta, et kui sa lihtsalt toas istud arvuti taga, siis nagu ei teki seda tunnet, et ma lihtsalt hakkan nüüd vlogima. Mida sa seal nagu ikka vlogid selles suhtes. Aga ühesõnaga me oleme omadega Shenzheni jõudnud, tulime siia põhjusega, sest meie pakendi teostajad on siin. Meil on siis 2 teostajat, üks on suur pakend, suur jewelry box ja siis on need väiksemad, mis on siis nii-öelda braceletile mõeldud, kaelakeele ja nii edasi. Praegu me saime siis selle suure jewelry boxi saame valmis ja me oleme sinna poole teel. Me oleme kohale jõudnud ja meil tegelikult väike eritellimus ka. Bemmil oli vaja esistange teha. Uus, ütleme, et vahetame värvi. Hello. Hi. Hello. Ja siin me oleme Packaging Factory's sees. Kogu timeline. Yeah, history, company history. 20 years. Aga siia on üks viisakamaid kohti, kus me käinud oleme. And our samples, our customer samples. Jewelry. Stardust jewelry. Siin on siis pakkimisruum. Päris palju pakke. Business going strong. Nii et siis pakivad. Yes, we already. Everywhere we go, they always say that. Final product. Ikka veits on tumedam vist. Kergelt on. Aga mitte väga hullult. Et see on nagu kiire sample, mida saab teha. Et kui tahta teha ikkagi nagu täpselt sama, siis sa pead ikka full mingi nullist tegema ja on kallim kõik ja mingi siuke teema. No I'm good. No maybe water is okay, yeah. Okay. You have to go there. Okei, siia saab ikka mõnusalt asju panna. See on tumine, sa paned siia ilusti pumm. Sa siit ilusti välja. Noh, minu arust viimase package veits väike, minu arust suurem peaks olema. Jah, bandaanad siia sisse ei mahuta vist. Mul on kaasas küll. When do you want to receive the goods? Because the production time about 45 days. Yes, I know. Yeah. This one should be like this long. You want to change the size? Yeah, about this. I'm afraid it might. Something like this. Like 15. 15. This pouch is meant to be, we want to fit this bandana inside and also some jewelry inside. Mis siis veel tehtud on? Hi, this is Andy. Hello. Markus. Norman. Oh, ma ei oska mingit sellist asja vaja. Mingit product shoot'e teha. Oh, see on ka päris äge. Siuke premium. Oi, lukuga, teed siin lausa lukuga lahti ja mingi kohver ja siin saad mingeid kiisasõrmusid näiteks pakkida. Mingi valentinism asja, ma ei tea, rohkem siuke mingi jõulumuna, kindermuna. Siit saad lahti teha. See on raisk õige mehelauda. Tõmbad sahti lahti ja kogu valik vaatab vastu. Väga jõhker. Igasugused värvid. Padjad. Mõnus. Igasugu palju ägedaid pakendeid, jah. Sa ka rääkisin neile, et see sinine võib-olla on natuke liiga tume ja tahaks rohkem nagu seda vaata, mis meil siin bandana peal on. Ja sama on nende teiste package'itega ka. Vaat seda on ka palju heledam. Nagu tuhm kuidagi. No jah, see materjali erinevus. Siin on ta nagu sama. No seda küll. Teemegi siukse video. Uus video, mis meil tuleb. Siis tõmbad siit välja, siin all on igasugu mingit džemme täis. Lükkad tagasi. Ühesega me valime siit uut värvi. Et oleks parem. Sul ei ole seda värvikoodi või? Nad ei vaata seda värvikoodi järgi.
või noh, selle ma panin täiesti randomly, neil juba oli nagu olemas mingisugune sinine, siis ma vaatasin, et okei, see on nagu täpselt see, mis ma tahan, siis ma isegi tean, mis koodiga see on. This is my boss. Your manager? Yeah. Nice to meet you, Norman. Maybe you can give me one sample. We can. Yeah, sure. I can leave it you for don't you. mind. Because so we have the color is the same. We have many of these. Yeah. You want the same color like this one, and Yeah. here change the same color with this one. Yeah, if possible, yeah. And other same as the sample. Hmm? And other color same as the sample is okay. Would it also be possible to get the grays matching a little bit more? So to get the outside of leather to be more like the inside velvet gray. Ja et kõik, kes videot vaatavad, siis spetsiaalne sooduskod teile minu 50%. Saate selle boksi endale soetada. Sellepärast tulebki tulla Hiina oma silmaga asjad üle vaadata, muidu on ikka raske. Ja muidu läheks ikka... Läbi neti saadad neid videod, siis mingi valgus ei mängib rolli, siis sa ei saa täpselt aru. Ja siis sa tahad näha, siis tahab sulle selle teele, siis läheb veel mingi 3 nädalat enne, kui sinuni jõuab. Siis saad selle tagasi, sa teevad uue, buumi jälle mingi 3 nädalat, saatmine pluss jälle 3 nädalat. No see läheb ilusti mingi pool aastat. You don't like it? We'll see if there's even a lighter color, maybe we can find. This material is very luxury, and this one is our new material. New material? Yeah. No ma nägin, et mina isiklikult teeks teda heledamaks, aga mitte võib-olla päris sama. Ma tahaks ka näha, et oleks nagu heledam. Mis see sama näeb välja heledam, siis ta nagu meeldiks mulle palju rohkem praegu see värv, sest ikkagi on päris... Wow, this is just No nii, kohtumine lõppenud, nagu vana hea, lähed sisse, ükskõi tuled välja ja õues on juba pimedam. Võtsime oma paki kaasa, tegime nendega diili, et teevad meile uue valmis 9 päevaga, kui me selle siia jätame. Aga meil ikkagi vaja seda shootimiseks, nii et me võtsime selle praegu kaasa. See välis korpus on valet värvi natuke liiga tumedam. Siuke sinakas all, aga meil on ikkagi vaja, kuna me läheme kella tüüpide juurde ka, et siis meil ikkagi saame teha mingisuguseid klippe ja värke. Teisel juhul on see, et me saame selle õige pakendi kaasa, aga meil pole sinna nagu otsust midagi sisse panna. Siis me ikkagi otsustasime selle kaasa võtta. Ja nüüd me lähme elektroonikamarketisse, et võtta endale kulmu ja kõiksugu muud masseerijad. Nii, Hössin kaupleb, vaatame. Still cheaper. Tahab osta kõik need asjad. You're asking 90. Why is everything is much cheaper? You're the most expensive. Üritab kasutada ultimate läbirääkimistehnikat, et näitad Taobao hindasid. Okay, ma küsin selle eest 60 each, mis on niigi mingi 7-8 euri. Siis selle eest küsida sott 60, ma panen selle hinnaks 120. Ja selle eest ta küsis sott 30, panen sellele sott. Which one? This one you I put all together. Höss jääb vaese tüdruku nutma siin kohe. Agressiivne välismaalane tuleb siin kauplema. This one I can give you this price. No vaatame, mis lõpu tulemus siin on siis. No nii, mis hinnaga ma kauba kätte said? No ühesõnaga, see on mingi Hiina enda mingi bränd. Ja see on wireless charging ja mul on vahepeal olukorrad, kus mul on telefon tühi, kui mul on autoga sõitmas. Ja mul ei ole kunagi millegi laadida. Ma kunagi ostsin endale 10 euri eest Alexalast laadja ja see auto lihtsalt ei lae nagu, läheb ülisitast. Ehk siis see asi on jumal useful. Ja siis mingi Hiina enda bränd. Water flossing on varsti soovitavad, väga soovitavad. Ja siis ostsime need mingi eye massage, no ei ole nagu silmamuna massage, aga ümberringi kõik, mis aitab stressi leevendada. Ta küsis meilt 640 kokku, kusjuures ta eile küsis meilt massaaži eest 170, täna ta küsis sott 60. Ja me lõpuks tulime kokku kogu kraami peal, ülipikalt läks aega, ta mängis jälle mingit solvunud. Ja lõpuks ostsime 550-ga, eks siis mingi 60 pluss euriga natuke kogu kraami. Üldse me oleme siin praegu siukses kohas nagu Huaqiangbei. See on Shenzheni siis mingisugune ultimate mingi tehnikamarket, siin läheb ülipikalt läheb see tänav.
lihtsalt on täis poode ja kaubamajasid, kus lihtsalt müüakse tehnikat, nii fake'i kui ka orikat. Siin on mingi wholesaler'id, no kõike et kui keegi tahab tehnikatooteid, siis Shenzhenis Huaqiangbei is the place to be. Aga selles suhtes ütlen, kui te tahate fake'i osta, enamus fake'id mingi Apple, need suured klapid, no okei, ja sa saad selle kogu selle disaini, kõik nägid arvad, et sul on Apple need, aga tegelikult see kvaliteet ei ole üldse nii hea, kui on sellel originaalil. Nii et siuksed suuri, mis on nagu head asjad, neid see, mis sa proovisid eile, oli Apple, ei olnud? Oli küll, jah, muidugi. Võits Apple karbist välja? Ei, see oli full Apple disain. Apple'il on need suured need. Ei, ma mõtlesin ära, siis tuli kõik Apple ja sa said nagu iPhone'is, sa said kuidagi ülihästi süsteemi teinud, et sa nagu iPhone'i tuleb kohe näitab Apple ja kõik sul on need noise cancel asjad, saad nagu Apple'is valida. Jah, me tulime eile ka juba siia. See naljakas enne sa rääkisid autos, et väga pole nagu asju vlogida, aga meil lihtsalt kukub nii välja, et meil tekivad plaanid liiga spontaanselt, et me mõtleme, et pohvi lähme lihtsalt kuskile sinna, meil on mingi ühte väikest asja vaja või savi, lähme sõidame sinna, lähme sööma. Tekivad plaanid suht spontaanselt ja meil ei ole kaamerat kaasas, aga jah, eile me juba käisime siin ja proovisime igast huvitavaid tooteid siin ja see eye-massager, no nii meeldis meile, et me mõtlesime, et me peame täna siia tagasi tulema ja kindlalt need ära ostma. Ja näed, nagu siin näete, siin on neid räigelt palju inimesi. Police watching video. Watch your copy. Oh, police watching. We have. We have. Hey, let's go. The real one. Okay, hey. Valge inimene ei ole ikka lihtne olla Hiinas, noh, kõik arvavad, et me oleme idekad kliendid ja kõik tahavad meid kohe oma poodidesse tõmmata kogu aeg. Oh, far away. Hi, this one, no. Far away. Hello, hey. This one two floor, hey. This one two floor. Vaesed angid. Ma ei viitsinud ajavad mingi sitta kogu aeg. Ütleb mingi 3 minutit. Teeme ka, me joovisime samas ikka kõndisime mingi 10 minutit. No ikka, no ise teeks sama. Ma tegelikult niikuinii ei viitsinud. Teeks sama muidugi, aga nagu asi tõesti ma ei ole. Ma tean müüki, kuidas müüki teha. Müük ongi puhas manipuleerimine. Ma manipuleerin neid vastu lihtsalt. Lihtsalt, et oleks siis nagu tegevust. Üleolekut näidata. Rassi vahe. Staatuse vahe. Panevad sulle needust peale seal kolmekesti koos praegu. Enamus müüvad samu asju too. Mingid kuradi massaažitooted, mingid hambaharjad, kõrvaklapid, mingid föönid, kellad, telod. Suht nagu sama mant igal pool. Aga vahepeal leiab päris huvitavaid asju ikka. Nendel näitasid talle mingi police filmiks, ta oli mingi tegi nägu, et ei saa aru midagi. Vaata, no huvitav ongi see, et siin on enda poliisi väike jaama ja politsei turvab ja siis tüübid lihtsalt chillivad samas kogu aeg mingi kopi vatšus. Ehk siis ongi nii huvitav, nagu see on illegaalne on ju siin, aga samas tegelikult kanda nagu ei ole ka. Ehk siis siin on mingi süsteem, kas nad on kinni makstud, aga ma väga ei usu, et nad tahavad olla süsteemis, et kui nad vahe lähevad, siis nad lähevad mingi kinni ära kõik. Midagi siin on, see kuidagi on see nagu lihtsustatud neile, et nagu nagu pohvi vaadake neist mööda vaata, et me niikuinii müüme enamus fake müüme välismaalastele vaata. No Hiinas on siis fake asjade turg on 500 miljardit aastas. Ja see oli mingi paari aasta tagune statistika, nüüd on võib-olla isegi suurem. 500 miljardit aastas, 500 triljonit aastas mõtlen. No ma räägin, andmed liiguvad läbi. Et nagu riik reaalselt nagu jääks suurest hulgast raha ilma, kui nad nagu bänniks selle full ära. Vahepeal nad lihtsalt teevad mingi näidispoomisi, kui tõesti nagu on mingid siin aastaid tagasi oli siuke asi nagu Panda Pai, et see mingi sai reidi ja see võeti maha, et see oleks vist tõesti juba liiga suureks ära, et nagu vahepeal tehakse siukest näidispoomist, aga enamjaolt on nagu kõigil tõesti puhku ja. See on üli, vaat seda Steve Jobs, üli kriipi enne sõitsime rattaga mööda nagu. See on nii reaalne lihtsalt reaalselt. Nagu ma reaalselt ei saa aru, et see on nagu mingi... Ma olen näinud küll need videosid, mis need on, need mingi... Nagu vaata, seal on venna fucking nahka nagu. No silmad on juba reaalselt, aga elu on sees siin silmad. Tule pärast ehmatab meid. No oleme leidnud siin täieliku hunnikproduktina. See on nii OP see massaažer nagu võrreldes sellega, mis me üldse alguses arvasime, mis on nagu poes proovides tundus lihtsalt, et nais teeb seda mingit massaaži ja mingi saad mingi muusikajoruga panna mängima, aga see reaalselt neid massaaži mode on siin, ma ei tea,
siiamaani vist mul on see mingi 10 minti peas olnud ja iga minuti aja tagant ta nagu vahetab seda, kuidas ta teeb. Vahepeal nagu keskendub rohkem kulmudele, paneb nagu mingi siukse pikema pressure'i peale. Eile šõppisime veel veits massaaži asju. No see on juba vana toode, see ei ole midagi uut. Jasemed käivad niimoodi. Paned selle asja kaela ja... mis oli jää juurde? Päris hea.